Lause: kui kõik tundub olevat kontrolli all, siis sa ei sõida piisavalt kiiresti. Kõlab esmapilgul kui paradoks, kuid selle taga peitub sügav mõtteviis, mis kehtib nii spordis, äris kui ka isiklikus arengus. Selle mõtte saab lahti harutada mitmel tasandil, viitedes riskile, kasvu- ja mugavustsoonide ületamisele. Esiteks võib seda tõlgendada kui viidet riskide võtmisele. Kui kõik tundub turvaline ja kontrollitud, tähendab see, et me ei ole piisavalt riskeerinud. Elu ja edu saavutamine eeldab tihti mugavustsoonist väljumist, kus asjad ei pruugi alati olla täielikult kontrollitavad. Võttes vastu väljakutseid ja riskides võimalike ebaõnnestumistega, saame kogeda kasvu ja arengut. Kui me jääme pidevalt ohutusse tsooni, jääme oma arengus seisma, mitte ei arenda oma potentsiaali täiel määral. Selleks, et saavutada midagi märkimisväärset, peame olema valmis aktsepteerima ebakindlust. Teiseks on kiirus sümbol muutusele ja arengule. Nii nagu kiiresti sõites on roolis püsimine raskem, on ka elu muutuste ja arengute ajal keerulisem hoida kõike kontrolli all. Aga just nendel hetkedel, kui tunneme, et asjad hakkavad käest libisema, tuleb tavaliselt ka tõeline läbimurre. Innovatsioon ja kasv sünnivad tihti kaosest ja segadusest, mitte turvalisest ja rahulikust olukorrast. Liiga suur keskendumine kontrollile võib piirata loovust ja võimalusi. Kolmandaks, see ütlus räägib ka julgusest, ambitsioonist ja eesmärkide seadmise kõrgustest. Edukad inimesed ja organisatsioonid seavad endale tihti eesmärgid, mis tunduvad esmapilgul võimatuna või vähemasti raskesti saavutatavatena. Nad pingutavad oma võimete piiril ja isegi üle selle. Selles olukorras tundub, et kõik ei ole kontrolli all, sest pingutus on maksimaalne ja väljakutsed on pidevad. Kuid just selline surve viib tihti suuremate saavutusteni. Neljandaks, kiire sõit või areng tähendab ka kohanemisvõimet. Elu on täis ootamatuid olukordi ja kiired muutused nõuavad kiiret kohanemist. Kui me liiga kaua keskendume sellele, et kõik peab olema kontrollitud ja täiuslik, võime jääda maha või suisa alla anda, kui tekib ootamatu takistus. Kiirus ja paindlikkus käivad sageli käsikäes. Kui me liigume piisavalt kiiresti, siis ei jää meil aega muretseda iga pisiasja üle. Selle asemel õpime kiirelt tegutsema ja kohanema olukorra muutustega. Lõpuks, see ütlus võib inspireerida meid kõiki vaatama elule ja tööle veidi vabamalt. Kui me tunneme, et kõik on turvaline ja kindel, võib see olla märk sellest, et me ei pinguta piisavalt, et tõeliselt areneda või uusi kõrgusi vallutada. Oluline on meeles pidada, et kuigi kontroll on oluline, ei tohiks see kunagi saada meie eesmärkide ja unistuste saavutamise takistuseks. Seega, kui kõik tundub olevat kontrolli all, siis sa ei sõida piisavalt kiiresti. Julgustab meid võtma riske, astuma mugavustsoonist välja ja arendama oma võimeid olukordades, kus kõik ei tundu ideaalselt juhitud või kontrollitud. Ainult nii suudame saavutada tõelisi edusamme ja olla parimad versioonid iseendast. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!